Eesti on keerulises seisus. Meil on määramatud probleemid julgeolekukeskkonnas väliselt, meil on haprad majanduslikud väljavaated ja meil on ka poliitiline usalduskriis, mis eskaleerus järjekordselt sellel esmaspäeval. Siin parlamendisaalis on kõik parlamendi jõud, ka teie partei sealhulgas, tõdenud, et senini poliitiline juhtimine on jõudnud ummikusse. Isamaa erakond arutas seda probleemi väga tõsiselt. Milline võiks olla lahendustee, et liikuda edasi, et Eesti ei kaotaks aega, nagu Eesti on kaotanud aega viimase 8 kuu jooksul. Ja minu ettepanek teile, härra peaminister, ja ma saadan kõigile parlamendierakondade juhtidele täna välja ettepaneku, et poliitiline riigi juhtkond peaks tõsiselt seda olukorda arutama ja peaks leidma lahenduste edasi liikumiseks selliselt, et poliitilises ummikseisus oleks mõistlik rakendada Saksamaa mudelit, nii nagu Saksamaa viis läbi uued valimised, et ka Eesti kodanikud saaksid, ma võtsin välja valimisteenistused sellekohased andmed, juba kui meil õnnestub saavutada poliitiline kokkulepe parlamendi poliitilise enamuse poolt siin saalis koostöös presidendiga, siis sellel moodusel viia Eestis läbi aprilli lõpul uued parlamendivalimised, et Eesti ei kaotaks aega esiteks ja teiseks, et me saaksime astuda selge sammu usalduskriisist väljumiseks, mis on nii julgeolekuliselt ja ka sotsiaalselt ja majanduslikult Eesti ühiskonna efektiivsuse jaoks tõsine probleem. Härra peaminister, kas te olete valmis tõsiselt kaaluma minu ettepanekut? Aitäh, härra Reinsalu. Mina jälle omalt poolt oleks oodanud selle sissejuhatuse järel sõnumit, et te olete kaalunud ja otsustate Eesti riigi ja rahva jaoks keerulisel ajal tulla parempoolsesse valitsusse ja panna õla alla. Te oleksite pidanud seda kaaluma, mitte mängurlust, et valitsusel ja koalitsioonil on enamus olemas ja ajal, kui julgeolekuolukord, nagu te ütlete, on kriitiline, tuleb teha otsuseid julgeolekukulude kasvatamisel, uute võimete hankimisel ja ka majanduse jaoks. Jah, majandus on tõusu alguses, aga tõus on habras. See tähendab seda, et tuleb teha ka otsuseid, et see tõus oleks kindel ja tooks Eesti inimestele jõukust. Nagu öeldud, kaotada ettevõtte kasumi maksustamine, vähendada ka eraisikute tulumaksukoormust esimesest eurost, nagu me oleme öelnud, mis aitab rohkem neid inimesi, kelle sissetulek on väike. Kõik need otsused on vaja nüüd ja kohe teha ja bürokraatiat ka vähendada. Ja mul on väga kahju, kui te lähete, ehkki ma küll mõistan, ega opositsioonil on vabadus tegeleda ju kõigega, millega ta tahab. Lähete nendele radadele, kus te uitate võimalustega, mis antud hetkel neid probleeme kuidagi ei lahenda. Ja valitsuse puhul ma endiselt ütlen, ma olen teile korduvalt öelnud, ma arvan, et ka Isamaa valijate huvides, keda Eestis on ju praegu, nagu toetusnumbreid vaatame, väga palju. Isamaa valijate huvides kindlasti oleks, et te oma rabedast käitumisest üle saaksite ja ütleksite kogu selle jutu peale, et tulete valitsusse, panete õla alla. Jah, valitsuses kindlasti ei saa iga osapool kõike teha, mida ta tahab. Aga parempoolne valitsus kindlasti viib ellu seda poliitikat, mida Eestil vaja on, nii maksude alandamisel, rohkem raha kättejätmisel, majanduskasvu elavdamisel kui julgeoleku kindlustamisel ja paljudes muudes valikutes. Nii et teinekord sellise kõlava sissejuhatuse asemel öelge, et te tulete tööd tegema, mitte mänge mängima. Aitäh! Suur tänu. Urmas Reinsalu, teil on täpsustav küsimus. Palun. Härra peaminister, teate, osundus rabedusele, siis te kõnelesite kindlustundest 8 kuud tagasi siin parlamendisaalis. Ja me oleme saanud, nagu teie enda partei esindajad, Eesti 200 sotsiaaldemokraatide ministrid on öelnud, juhtimiskaose. Nüüd, tõsi on see, härra peaminister, et me peame panustama julgeolekusse. Kahjuks on selline olukord, nagu minu kätte täna sattus informatsioon ametnikelt, et 1,6 miljardi moona hankes on paraku suudetud kohustustega täita 0 eurot. Ja minu ettepanek on, et vastupidi, uued valimised peaksid looma Eestile rohkem julgeolekut.
Ja selle nimel on mu ettepanek, et ka parteid lepiksid kokku, et nad riigikaitse küsimustes on venitusteta ka neid tegemata jätmisi tasa töötades täielikult Kaitseväe juhataja sõjaliste nõuannete alusel rahastama kriitilised Eesti võimevajadused ja moonavajadused. Nüüd küsimus tänases parlamendi situatsioonis, kus te olete hegemoon. Teil ei ole ühtegi vabandust oma kehva poliitika õigustamiseks. Osundada seda, et kas Isamaa, kes pakub teie poliitilisele agendale ja läbikukkumisele alternatiivi, peaks tulema teie poliitika legitimeerijaks, siis tõepoolest, minu vastus on eitav. See, et te mõne oma üksiku maksutõusude kaskaadi elemendi demonteerite Isamaa ja ühiskonna survel, ei ole teil selleks vaja Isamaad valitsusse. Reformierakonnal on olemas juba üks külgkorv, kes teie kõrval istub. 2 külgkorviga mootorrattaid ei ole vaja. Härra Michal, minu küsimus teile, te ei vastanud. Kas uued valimised põhimõtteliselt, et Eesti kodanikud langetaksid otsuse, kuidas me edasi liigume, me ei kaotaks aega, on teie jaoks mõeldav lahendustee praeguses poliitilises ummikseisus, mida te ise ju objektiivselt olete tunnistanud? Härra peaminister, palun. Jaa, aitäh. Ma ootasin, et küsimus ära lõppeks. Aitäh, härra Reinsalu. Mina ütleks endiselt nii, et kui ma õigesti mäletan, olete teiegi jurist. Põhiseaduses on kirjas, millisel juhul erakorralised valimised esile kutsutakse. Ja põhiseadus, nagu me teame, on üsna hea ja ülevaatlik dokument, kus selle järgi saab vaadata. Seda esiteks. Teiseks, see teie lähenemine, et asume selle asemel, et hankida seda, mida meil on vaja riigikaitsel kiiresti, täiendavate investeeringutega, täiendava rahastamisega, menetlema valimiskampaanias või valimistel, on täiesti äraspidine suund. Sellel nädalal kaitseminister tutvustab osa ja järgmisel nädalal ka osa sellest plaanist, kuidas hankida täiendavaid kaitsevõimeid, et järgnevatel aastatel viia kaitsekulud 4-5% kanti. Eesmärk on 5%. See tähendab seda, et meil sünnivad kaitsevõimed, mida meil varem ei olnud. Nii et seetõttu, kui te arvate, et selle asemel, et kaitseminister peaks hankima need võimed, võiks me tegeleda valimiskampaaniaga, siis ma arvan, olete te küll ikka üdini valel teel. Ja ma saan aru, et te otsite erinevaid viise, kuidas mitte vastata küsimusele, et kui tegemist on parempoolse valitsusega, kus jah, tõepoolest kõike keegi ei saa, aga on võimalik maksusüsteem muuta mõistlikuks, kaotada ettevõtete kasumi maksustamine, vähendada tulumaksukoormust eraisikutele, teha ettevõtlus lihtsamaks, vähendada looduskaitsereegleid selgemaks teha, bürokraatiat lõikuda, kõiki selliseid asju teha, mida Eestil on vaja. Miks te sinna juba teel ei ole? Ega sellel ei olegi tegelikult head vastust. Ma saan aru, et opositsioonileib on lihtsam, tööpäev lühem. Aga mõelge, keeruline aeg on ja ma kutsun teid üles vastutustundlikult käituma ja seda võimalust kasutama. Aitäh! Suur tänu! Nii, aga kuna meil on varasem praktika olnud ka see, et kui teisi küsimusi ei ole esitatud, siis küsija saab selle lisaküsimuse võimaluse ka endale. Siis Urmas Reinsalu, te saate nüüd ka võimaluse veel kord esitada siis selle küsimuse raames ka lisaküsimuse, palun. Härra Michal, ärge naljatage. Eesti kodanikel ja ettevõtetel teie organiseeritud suurenevad maksud sellel aastal üle €1 miljardi aasta jooksul. Te andsite sõna, et julgeolekumaks on tähtajaline. Härra Ligi eilne avaldus näitab, et te olete ka taganemas sellest seisukohast, et muuta see püsivaks, kõrgem tulumaks, kõrgem käibemaks. Ja te viitate olulistele riigikaitse valdkonna vajakajäämistele, mida ka teie enda valitsuse esindajad on tunnistanud, et julgeoleku vallas on oldud töntsid otsuseid langetamast. Ja see ongi probleem, härra Michal. 2 aastat olete te olnud võimetud poliitiliselt sisustama ja reaalselt rakendama, kui ma viitan ainuüksi moona hankele 1,6 miljardi euro puhul. See on probleem. Te saite Kaitseväe juhataja sõjalise nõuande ka NATO
kollektiivse väevõime planeerimisest tulenevat kriitiliste võimevajaduste kohta eelmise aasta septembrikuus koos rahalise arvestusega. Kuid paraku teil ei olnud julgust seda näha ette, neid vajadusi 2025. aasta eelarves ja riigi eelarvestrateegias 2025–2028. Kusti Salm, endine Kaitseministeeriumi kantsler, on andnud paraku hävitava hinnangu täiendavate otsuste vajaduse võimetuse osas. Nii teil eelnenud proua Kallase kui ka teie valitsuse puhul. See on väga tõsine diagnoos, kui me vaatame seda ekspertiisi. Nii et minu küsimus on vastupidi selline, et kui te õieti aru saate, Eesti ei tohi kaotada aega. Kas te põhimõtteliselt välistate uued valimised või te peate seda võimalikuks, kui tekib selle ümber laiapõhjaline toetus? Suur tänu. Härra peaminister, palun. Ja aitäh, austatud Riigikogu esimees, austatud küsija ja Reinsalu. Nüüd me oleme 3. korda teeme seda sama ringi. Ma ütleks niimoodi, et te peaksite mõtlema keerulisel ajal rohkem Eesti riigile, Eesti rahvale, Eesti inimeste huvidele kui poliitmängudele, on minu arvamus. Ettekujutus erakorralistest valimistest, selleks on reeglid olemas põhiseaduses ja igaüks saab sealt nüüd järgi vaadata. Aga samas vajadus riigikaitsekulude kasvuks, vajaliku moona ostmiseks, võimete kasvatamiseks on reaalsus ja seda tuleb teha kiiresti. Kaitseminister tuleb kohase plaaniga valitsusse. Mina olen öelnud juba varem välja, et eesmärgiks on kaitsekulutuste 5% tõus. Ja see ei ole mitte ainult ettekujutus protsendist, vaid see lähtub NATO väevõimete eesmärgist, mis tähendab seda, et Eestil on eesmärgid, mida me NATO liitlasena peame täitma, et Eesti rahvas ja riik oleks kaitstud NATO raames ja me suudaks ise hakkama saada vaenlase, ohu ja rünnaku. Ainult see loeb, kui aeg on kiire. Ja kui te tahate samal ajal mängida mänge, siis nende mängude asemel soovitan ma endiselt teile, öeldes, uks on avatud, tulge pange õlga alla, tehke tööd, mänge võite alati hiljem mängida. Aitäh!